2. novembril peetakse rahvusvahelist balletipäeva, mille puhul teevad kuulsad trupid üle terve maailma ülekandeid oma treeningtundidest, proovidest, aga ka etendustest. Ja kuna 2. november on pühapäevane päev, siis muusika- ja balletikoolis tähistatakse seda tähtsat päeva juba täna. Mõtlesime, et balletipäeva teeks nii, et kõik saaks aru, millega siis tegemist on, et läbisid takistusradasid, käisid positsioonides, lapsed läbisid balletitunde ja mis kõige ägedam, ma arvan, et õpetajatele siis me proovime lavastada väikese osakese Giselle'i esimesest vaatusest, et õpetajad ka tunnetaksid, mis on balletižestid, et kuidas ise osaleda selles, mis on tegelikult siis balletietenduses vajalik. No öelge, kuidas täna sellisel tähtsal päeval üldse meie ühel ja ainsal balletikoolil läheb? No minu meelest meil läheb väga hästi, et me oleme nüüd 4. aastat Mubas ja mulle tundub, et läheb kasvu suunas, õpilastel on huvi ja mis kõige tähtsam, ma võin uhkusega öelda, et meie lõpetajad alates nüüd 1. Muba aastast on ikkagi väga paljud saanud Estoniasse tantsima, et kõik saavad tööd ja nii on, me lihtsalt peame hoidma seda taset. Rääkisime Kaie Kõrbiga ka poiste osast balletikoolis ja saime kinnitus, et noormeestel on suurenenud huvi tantsija karjääri vastu. Praegu väga suurepärane klass minul, see on teine kurss. Nendel on 17-aastased poisid, 1,5 aastat veel õppida ja siis nad on juba peaaegu valmistatud balletiartistid ja ma usun, nendel on suur tulevik. Siis nad on väga fanatlikult. Selles mõttes poiste kohta seda väga harva juhtub. Öelge lapsevanematele ja ka väikestele poistele, et miks nad peaksid siia tulema? Kui nad saavad teatri, nad saavad vaadata maailm, puuduta kunstiinimesed ja see on väga huvitav toori, nad saavad töötada igal pool. Ja selles mõttes see tuleb, ütleme ikkagi rutiin, aga rutiin värviline. Värvilist rutiini tunnevad kahtlemata juba praegu 2 6. klassi poissi, kes oma tuleviku ainult balletis näevad. Ballett on ikka ja raske ja ma armastan seda, ma olen selle valikuga väga rahul ja ma armastan olla laval, isegi kui ma võib-olla ei tee vahest kõige pearolli ja inimesed ei vaata, ma lihtsalt armastan, kuna see tõesti annab motivatsiooni edasi õppida ja tublisti teha veel balletti edasi. No kuidas sina tunned? Ma tunnen ennast väga hästi, siin on väga sõbralik keskkond, väga toredad õpetajad, iga hommikune rutiin annab mulle ja iga päev jõudu rohkem ja jaksu teha. Et teil mõlemal on tegelikult siht silme ees jõuda suurele lavale? Jah. Tänase balletipäeva puhul said balleti keerukust ise tunda teiste erialade õpilased, kes tunnistasid, et kõik on palju raskem, kui vaadates tundub. Kui sa proovid mingit lihtsat asendit teha, ma näen, kuidas nende hoiak on kuidagi nii lihtsalt läheb neil, ehkki ise ei oska üldse. Ja ma olen Silvega nõus, et nende hoiak on küll väga ilus, kuigi tundub, et neil on see väga lihtne ja mulle väga meeldis. Teistsugune oli, aeg läks kiiresti, see oli põnev proovida mingeid erinevaid balletivõtteid ja. Kui sa hakkasid seda ise tegema, siis see oli palju raskem, kui see välja nägi. Aga midagi liiga keerulist ei olnud. Kui balletiõpilased ette tegid, siis see tundus nii lihtne, aga oligi kõik need jalad ja niimoodi, kuidas keerata, see läks veidikene raskeks. Balletipäev tuletas meelde, et tants on kõigile. Isegi need, kes tavaliselt vaid vaataja rolli jäävad, said täna proovida, mis tunne on harjutada nagu professionaalne balletitantsija.